Natuke tutvustuseks enda kohta, et mis need tähendavad, mis see sisu seal on. Rahvastikusõna poliitika taga on selline asi nagu kodakondsuspoliitika, ehk siis inimeste määratlemine, kes on Eesti kodanikud, kes ei ole, kogu see osa, siis rahvastiku arvestamise pool, ehk siis sellega puutute kokku, elukohta näete registreerite kohalikus omavalitsuses, aga see siis läheb rahvastikuregistrisse. See registri ise, siis seal selle pidamine ja siis need perekonnaseisutoimingud. Näiteks viimati on juttu olnud nimedest. Siis nimepoliitika, nimeseadus on seal siis õigusakt, mille kaudu see käib, aga ka kõik muud abielud ja muud asjad, mis siis on toimingutena tehakse. Ja siis kodanikuühiskonna pool hõlmab ennast siis selle kodanikuühiskonna kui meie demokraatia ja vabariigi alustala toimemudeleid, mismoodi ta saab toimida, mis rolle ta kannab, et neid siis teadvustada, neid soodustada, nende rollide võtmist ja kodanikuühiskonna toimet. Ja see on siis nii-ütelda kodanikuühiskond väga laiemas mõttes ja siis tegelikult kodanikuühiskonna üks osa on veel eraldi meil ka seal, nagu ära toodud on usu asjad. Eks usu ja religioonialased suhted erinevate konfessioonide, nende siis kirikute ja riigi vahel. Ehk siis me ei kujunda seda poliitikat, inimeste peas ei kujunda, missugust usku keegi peaks õigeks pidama või vääraks, aga need erinevad konfessioonid, kui nad tahavad siia kanda kinnitada või on siin kinnitanud, et siis nendel on suhted riigiga, näiteks kas või need päästealased suhted, igal moslemid on ka, ja nendel on ka suhteid riigiga selles mõttes, et asutus, tuleohutusnõuded, mis reegleid tuleb täita, et üldse asutust registreerida ja teha ja kõik sellised suhted nendega. Ja siis näiteks moslemite näitel siis ka see, et kui keegi kangesti tahab dokumendi pildile tulla siis sellisena, nagu tal need mingid maskid ja asjad ja värgid on, eks ole, siis meie eksperdid annavad siis selle kohta hinnangu, kas see on õigustatud või mitte. Et ka see tegevus on seal. Jaa, selliseid on, kui see on võimalik, kui see on sellele religiooni nagu kohustus. Ehk ta peab sellega kogu aeg olema, mitte ta tahab olla Eestis, jah. Meil ei ole seni seda, eks, aga ei ole olnud niisugust tõestust veel saadud, aga see on põhimõtteliselt, ma räägin sellest, et mis on võimalik, jah, on. Nii, meil on igasuguseid makaroni uskujad on tahtnud makaronidega dokumendipilti teha ja tõendanud, et nad niimoodi peavadki kogu aeg välja nägema, ja siis ikkagi mõtlevad ümber, et ei vist ei ole. Ja nii edasi, see on huvitav ala. Aga mul on väga hea meel, ja minu siis selline muidu ütleme niisugune taust või kust ma olen enda niisuguse maailmapildi kujundanud, on olnud siis seotud julgeoleku, siseturvalisusega. Just eile oli üks ettekanne mul ajalooõpetajatele, ühiskonnaõpetajatele seoses siin selle Ukraina sõjaga ja selle meie, ütleme siis sidususküsimustega, mis meil Eestis on tekkinud. Sellest rääkides siis kuna mul see taust on, nagu ma ütlesin, see julgeolek ja turvalisuse asjad, siis midagi teha ei ole. Kui ma vaatan toitu või jooki, siis ma vaatan ka selle prisma läbi. Et siis ma käsitlen alati mingeid asju ka sellest, et kas see on nagu turvaline laias mõttes, mis see turvalisuse mõiste üldse on ja see on mind alati huvitanud ja sellest rääkida, ja julgeolek samuti, et millist komponentidest koosneb, kuidas me seda siis mõjutada saame ja kuidas me saame seista. Et see, et teie siin sidusalt koos olete, Harjumaa esindajad, on üks alustaladest selleks, et meil oleks turvaline ja oleks meil julgeolek. Nagu ma ütlesin ka juba, siis see demokraatlik kodanikuühiskond, et see on ka selle kõige olulisem koht. Et kui varem tegelesin siis selle poliitikaga rohkem, et kuidas nendes komponentides see reageeriv pool peab olema võimekas, mida ta peab oskama selleks, et inimesi aidata, siis praegu tegelema sellega, et see nii öelda, keda tuleks aidata, ise oskaks paremini valmis olla, tegeleda, aru saada ohtudest, päris ohtudest
ja mänguohtudest nii-öelda ja oskaks selles virvarris käituda ja õigeid ja adekvaatseid otsuseid enda jaoks teha. Nii et see on muutus. Aga nüüd siis veel kord aitäh, et kutsusite Siseministeeriumist esindajat ja minul oli see võimalus, Viola oli algselt teil sinna plaani pandud, tal ei olnud seda võimalust tulla, Viola Murdil, kes on pääste ja kriisireguleerimise ala asekantsler. Ja peate leppima nüüd minuga. Aga mulle see nagu väga meeldib, sest minu poliitikavaldkond on kõike seda, mida te siin arutate. Ja nüüd ma mõtlesin siis, mida ma räägin selle väikse ajaga teile või nagu ma saan aru, et minu asi on teile siin tekitada intriigi, et ma võin nagu rääkida igasugust asjadest, mis ma mõtlen ja teie pärast töötubades võin hakata siis kritseldama ja taga rääkima ja mõtlema, kuidas asjad tegelikult on. Väga hea. Ehk siis räägin natuke kogukonnakesksest valitsemisviisist, selle juurutamisest. Üldpealkiri oli plaanid, mida me kogukondade suunal tahame teha. Et siis ma nagu räägin ka palju plaanidest ja võib-olla mõnes asjas on nagu seda konkreetsust ka siis kuskil lõigeteks, mis me teeme juba selles valguses. Siis innovatsioonifondist on üks uus asi, meil tänane minister on toonud Siseministeeriumile päris palju eelarveraha juurde. Meil on sellega vedanud ja väikse osa oleme saanud ka kodanikuühiskonna juurde, räägin natuke selle mõttes siin, siis kriisivõrgustiku asjast, kuskil selles kirjavahetuses, mis toimus, oli ka viide sellele, et Kaitseministeerium seal midagi hakkab tegema vari ettevõtteid ja asju ja seda vereta võitluse elementi nagu hakkab juurutama. Et ma natuke räägin siis sellest, kuidas see kriisivõrgustik ja need asjad omavahel mingisuguses hakuvuses on. Ja siis elanikkonna kaitsest ka. Ja siin on mul mõned slaidid, kus ma olen rohkem sõnumitooja rollis, mõni nüanssideni seda, mis ma siin räägin, ei tea, aga ma sõnumina annan need edasi, mis siis käivad. Ja mis kellani ma tohin rääkida, minul läheb sellega umbes 3 tundi. aga ma saan aru, et nii palju ma ei kasuta, et siis kuskil niimoodi katsume kiiremini siis hakkama saada. Ma kõike ka ei räägi, sest need materjalid jäävad teile ja esimesed slaidid saavad olla ka hästi lugemiseks. Ehk siis strateegilised alused selleks nendes asjadest, mis ma räägin, välja arvatud see elanikkonna kaitse praegu võib-olla, tegelikult on elanikkonna kaitse ka selles, on nendes strateegilistes dokumentides kui siis riiklikes arengukavades ka eesmärgiks võetud. Ehk siis ma lihtsalt ei tulnud siia rääkima, et mida võiks kuidagi nagu olla kuskil, vaid nad on nagu ikkagi riigi strateegilised eesmärgid ja on see, mida siis tuleks saavutada. Ja siit saate siis täpsemalt, ehk siis see üks arengukava nendest on sidusa Eesti arengukava ja seal selle arengukava sees on programm, mis on siis ongi kogukondlik Eesti. Ja seal programmi sees on siis kogu see kogukonnakeskse valitsemise viisi juurutamine, aga erinevad kodanikuühiskonna aspektid, teadlikkuse tõstmine ja kodanikuharidus ja mitkid muud asjad. Nii, ja siin ongi see kogukondliku Eesti eesmärk, et siit saab siis neid vaadata. Ja siis teine arengukava on siseturvalisuse arengukava. Siseturvalisuse arengukavas ka räägitakse sellest kogukonna kesksusest ja siis turvalisuse komponentides, just turvalisuse loomine kogukondlikus mõttes. Ja seal ja ka see ja siis kodanikukaitse elemendid tulevad ka siit sellest siseturvalisuse arengukavast nagu välja. Ja nüüd lähmegi nagu siia poole siis selles mõttes, et ma nägin siin ilusat joonist ja teil siin eelmise esitaja põhjal joonistati joonis. Näidati siin ilusti sellest kogukonna olemust siin, et ilmselt saate seda ise ka võib-olla keegi pärast näitab. Aga et miks ma panen selle siia, teile ilmselt ei ole vaja seda midagi nagu selgitada, eks. Miks ma sellest räägin, on see, et ma praegu käin siis üle Eesti ja kohtun kohalike omavalitsusjuhtidega ja räägin sellest asjast, sellest kogukonnakeskse lähenemise mõttest, ideest,
Sest see on üks paradoks on see, et kui hakata sellest rääkima näiteks keskmeedia tasemel, et vot meil on selline, tahame niisuguse asju siin midagi teha, siis kuidagi nagu see kohe on mingisugune ka seal vastasseis või ei saada hästi aru ja mõned ütlevad, aga mis te üldse sellest räägite, et minge ja pange sinna kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sisse ja siis nagu ongi kõik korras. Aga selles kogukonna keskses valitsemisviisis on üks osa teie. Muidugi te olete oma igapäevatöös kuskil toimetate, teete, kes riigiasutuses, kes mujal, aga muidu olete te, moodustate sellise osa, keda ei saa kästa. Ei saa öelda, et moodustage see kogukond, ja siis tulge, tehke neid asju ja siis tulge, sinna. Ehk siis see on minu töö praegu keskvõimu tasandilt kohaliku võimuga ja niimoodi rääkida, et luua kohalikul võimu tasandil selline hea võimalus, soodustada seda, et need kogukonnad saaks tekkida ja nendel tekiks kogukonna siis liidritel, ehk kogukonna oma sisedemokraatia on väga oluline, et sealt siis tekiks nagu selline eeskõneneja liider ja seda sidustada siis sinna kohaliku omavalitsuse juurde, kust kaudu käib siis nii selle, ma enne rääkisin ohtudest ja asjadest, siis selle ohuteadlikkuse, ütleme siis, tõstmine selle sama isikute kaudu siis oma kogukonda ja teatud tegevuste planeerimine. Nii et see on hästi oluline ja siis ja seal me siis just selles kogukonna keskses valitsemisviisis on oluline seal seda kogukonda nagu defineerida. Sest kui Tallinna linnapeaga rääkida, siis ütleb, et tal ongi võib-olla Lasnamäe on nagu üks kogukond, eks. Et see on ju inimeste peas erinev, et mis me nagu mõtleme. Ja teil tõenäoliselt, teil on oma kogemus arvata, et mis üks kogukond on. Ja siis me oleme nagu rõhutanud, et selles valitsemisviisis teatud piirid on, et see oleks ühe omavalitsuse territooriumil ja seal võib olla mitu sellist kogukonda. Küla on näide, et küla võiks olla üks kogukond, võib-olla on 2 küla moodustab kogukonna, võib-olla vähem kuskil. Et see on nagu loominguline, mitte niimoodi, eks ole, et siis selline piirkondlik, naabruskondlik kogukond. Me siin mõtleme seda tahame, et nemad koos, sest nad on ühel territooriumil tegutsevad ja see keskkond on suuresti see, kus need asjad siis juhtuvad. Kui juhtub ühel, siis see võib kanduda kohe teisele ja nii edasi, et see on nagu siis sellepärast oluline. Ja me muidugi kogu selles kompotis ei jäta kõrvale ühtegi teist mingisugust kogukonda, kellel on ka, mingisugune huvi. Näiteks jutt oli kirikutest kogudustest. Kui on kõik seda inimesed, kes teist kuuluvad mõnda kogudusse, siis te seal moodustute ka mingi kogukonna. See ei pruugi olla teie naabruskondlik. Teil on see võib-olla kihelkonna peal üks ja siis see tuleb hästi paljus kohta. Aga seal teil on ka teatud kogukondlik kuuluvus. Ja kirikutel kogudustel on väga suur võime vaimse tervise võtmes aidata kaasa inimeste olukorra parandamisele. Juba oma olemasolult. Ütleme, keegi läheb kirikusse, uks on lahti, sa saad seal mõelda üksinda ja ongi juba asjad paremad. Ehk siis see kapatsiteet ja kui me nüüd räägime nendest olukorra ja probleemide kirjeldustest ja probleemide lahenduste otsimisest, siis see on ressurss. See kirik näiteks konkreetselt on ressurss. See koguduse õpetaja või kes seal on ja nende teadmised on see piirkonna ressurss. Ja siin ma näen, politseiniku istumas, kes on siinsete piirkondade politseinik. Tema töötab siin, olgugi et ta on keskvõimu esindaja siin koha peal, siis keskvõim on oma ressursi andnud siia. Ja nüüd see suhte tasakaal, mis tekib, on see, et milliseid ülesandeid konkreetselt politseile antakse, kas talle antakse selline võimalus, et ta saab osaleda kohaliku, siis ütleme, oma ressursiga kohalike probleemide lahendamise prioriteetsuses otsustades, kui on öeldud, ma ei tea, näiteks peadirektor, politsei peadirektor ütleb, et narkokuritegevus on probleem, nii ütelda igal pool Eestis, ja kästakse tööajast teha, ma ei tea, 12 kuust 11 kuud tegeleda selle küsimusega, siis paratamatult ei jää, see 30 päeva jääb siis muudeks asjadeks, ta ei saa oma ressurssi lubada. See tasakaalu otsimine peab olema kogu aeg selles kontekstis. Ma toon lihtsalt näitena seda, et kui keerukas see olla, või juba hiljem võib-olla tuleb see paremini välja, et keda me eeldame, et kes siis selles
kogukonna keskses valitsemises viisis kõik kaasa löövad, mitte ainult kogukond on see kese ja tähtis, see koht, see osa Eesti territooriumist, mille heaolu nimel me pingutame, aga kes need kõik on, kes selle pingutamise asjas kaasa saavad rääkida ja peaksid rääkima. Siis valitsemisviisist, et ta on siis sellel kohaliku tasemel, ütleme just ma olen siia toonud, et KOV tasandil parandasin täna just enne teie ette tulekut, et rääkida siis siin just sellest, et siis kohalikul omavalitsuse tasandil rakendatakse süsteemset võrgustipõhist elanikkonna kaasamist, nagu ma ütlesin. Kogukondadel on esindajad, nemad on võetud siis omavalitsusse tiimi ja nüüd see vorm, millisena ta võib olla, sellest võime rääkida. Ja kaasamine siis on hästi selline totter sõna, mingi asja kaasa võtmine, eks, aga niisugune meie sõna on. Koostööks me kasutame seda väljendit, aga kaasamisel on hästi palju erinevaid vorme. Avatud valitsemispartnerlus praegu riigis, mida Riigikantselei veab, seal me oleme ka osalised Siseministeeriumi poolt. Seal ongi välja tulnud ka sellest, et algselt, kui näiteks kaasatakse, ma ei tea, detailplaneering, mingi värk, eks ole, et toimub kaasamine. Ja algusest peale ei ole nagu, ja meil on kõigil erinev praktika, kogemus, ise oleme kaasanud, oleme olnud kaasatud, ja meil on erinev praktika, erinev arusaam sellest, kui öeldakse, et kaasatakse ja sellisesse asja. Ja siis mul on ootus, et see tähendab seda, et on ju, kõigepealt tutvustatakse, siis on ju, küsitakse sisendid, siis öeldakse mulle, on ju, mis selle sisendiga nagu teen, selline hästi hea ilus kõik, nagu me arvame. Aga kaasaja äkki mõtles, et me lihtsalt informeerime teid. Ja ei saa kokku omavahel ja tülimajas. Ehk siis see on niivõrd oluline, et alguses välja öelda, missugune on see kaasamisvorm, on ju, kuidas te saate, mis selle nagu resultaat, siis oled nõus, ei ole nõus, on jälle ise küsimuseks ja saab vaielda sellele, et kasutame teist vormi võib-olla, aga pärast on nagu ootused juba teistsugused ja siis keegi ei suuda neid enam ära lahendada. Juba olen nimetanud siin, et selle lähenemise siis või valitsemisviisi eesmärk on seda inimeste heaolu parandada, vähendades hirme erinevate ohtude ees. Eks siis vaja on teada neid ohte, eks, millised meil siin päriselt varitsevad, sest kui me kuulame keskmeediat, eks, saame sellest midagi teada, et Ukrainas on sõda või kuskil on veeuputus, ja siis me mõtleme, mis see meile võib tähendada, aga meil on vaja teada, mis meil võib juhtuda. Vot siin, kui me oleme praegu siin Roostal ja räägitakse elektrikatkestuse võimalusest, siis mul on vaja teada, kuna siin taastatakse, kui läheb ära, et millal see siis tagasi võiks tulla. Mul on hea näide sellest, kui siseturvalisuse arengukava koostasime, kui Saaremaal olime, küsisime selle kohta, et missuguseid probleeme te kõige rohkem nagu tajute või mis teil on. Ja siis nemad ütlesid elektriga varustatus. See oli juba 2015 aasta või 2014 veel isegi ja rääkisid nii. Teistes maakondades meil valdavalt, kuna minu taust oli politsei taust, eks ole, ja siis Siseministeerium tuli ja me küsisime, siis ikkagi olid kuritegevus ja niisugused asjad olid nagu päriselt mõtlema hakkasime, siis ei olnudki kõige suurem probleem tegelikult, mis inimeste heaolu ja turvalisust häiris. See on küll oluline faktor, aga turvalisuse mõttes on palju teisi asju, mis sunnib mind ühest kohast ära liikuma, näiteks üldse elukohta vahetama või mis iganes. Et siis selles mõttes just, et see elekter, et nad ei tea, kuidas valmis olla. Et see oli meile väga nagu selline, läks nagu sinna kanti, mida me arvasime, et mida võiks kogukonnad mõelda, kui koos mõelda, mis meil turvalisusest kõige rohkem häirib, et siis mis asi see näiteks on, kui te pärast võib-olla teete mõtteharjutusi kuskil, et proovige oma kogukonna asja nagu sõnastada. Võib-olla olete juba teinud, te olete eesrindlikud. Nii, et siis üks asi, mis on nagu väga oluline selle juures, on tegelikult see hirmude, et meil, ja nüüd ongi see, eks ole, et meil on olemas see kõva sisejulgeolek, meil on politsei, kaitsepolitsei ja sõjavägi ja värk ja see on ka osalt, võtab ta ka hirme maha, et näiteks mingisuguse välistungi või asjade suhtes me teame, et nad on olemas, et me siis ei karda justkui. Aga päriselt hirm tekib, eks ole, selle sisemise tunnetuse ja teadlikkuse põhjal. Paradoksaalne alati see on, eks ole, et vägivalla juhtumeid juhtub rohkem kas nooremate või vanematega? Jah, noorematega, just. Noorematega juhtub rohkem, aga kummad neid rohkem kardavad, nagu hirmu tunnevad selle eest?
Ja siis, eks ole, kui nüüd panna seda politsei ressurssi näiteks selle järgi, kus on rohkem vanemaid, sest nad kardavad sinna rohkem ja seal, kus nooremad, kes ei karda, sinna ei pane, siis on ju, et noh, et selles mõttes ongi see, et see on vaja läbi rääkida konkreetselt, aru saada, mis see päriselt hirm on, mis päriselt risk võib olla, keda puutub ja miks ja kuidas. See on see, mida nüüd eksperdid, kes selle alal on õppinud, teadlikud, suudavad nüüd, kui kogukond koguneb ja hakatakse arutama, et vot selline probleem on, siis osatakse ära lahendada, kas on piisab ainult teadlikkuse tõstmisest ja see probleem ongi lahenenud, ei olegi tohutult suurt asja, või on päriselt hakata midagi vaja tegema. Ja siis me teame ka, et noh, mis oleks õigem ressurss. Et ehk siis valitsemisviisiga eesmärk on, et mida oleks siis vaja teha ja suurem osa on sellele ennetuse, ma näitan siit, ma näitan seal, ennetusel, eks ole, ja muidugi ka reaalne tegutsemine, reageerimine, tagajärgedega tegelemine. Et mitte kuidagi ei saa olla niimoodi, et noh, et meil see turvalisuse arengukavas me tõime selle balansi koha, et me peame otsima selle balansi, et reageerimine peab olema jõuline ja adekvaatne, eks ole, kiire, noh, kui on vaja, eks. Aga sellega ei saa ainult ära lahendada asju. Et siis tegelikult on vaja seda elukeskkonda nagu turvaliseks kujundada. Elukeskkonna komponendid on kõigepealt inimene ise, on ju, siis noh, ümbritsev loodus, siis tehnoloogiline park, mida sinna pannakse ja kõik see, eks moodustab kokku, siis selle tegeliku ressursi, mis seal koha peal on, ja selles kontekstis tuleb mõelda, missugused ohud võivad olla. Et jällegi selleks, et ilmestada, et millele võib-olla inimesed mõtlevad või kardavad midagi, siis see oli, hea näide oli, kui see piiri nüüd ju ehitatakse ja me kõik tunneme kohe palju turvalisemalt ennast, aga kui meil see juhtus see kaitsepolitseinik, eks ole, kes venelaste poolt ära rööviti seal piiri peal, tuli selline uudis, siis mis oli? Siis juhtus see, noh, et kõigil tekkis nagu selles mõttes nagu paanika, eks ole, et noh, mis nüüd tegelikult toimub, eks. Ja majanduslikus mõttes tegelikult mõned investorid ei tulnud Eestisse selle tõttu, kui neil oli otsus alles nagu kaalumisel toona, et selline lugu. Ja nüüd jällegi omakorda, eks ole, et ka hiljem, nagu kui on vaadatud seda, et noh, kui hakati siis vaatama seda, et jällegi, kes nagu hirmu varem on tundnud või tunneb selles osas, siis Lõuna-Eesti või siis Võru kant ja see, kus piir läbi jookseb, et nemad olid sellest asjad teadlikud ja teadsid, mis seal üldse toimub. Ei ole seal nagu mitte midagi. Sellist mingisugust ohtu sealt nagu ei tule. Noh, ikka luuremängud käivad, siis keegi võidab, keegi kaotab vahepeal. Ja nüüd teine on see, eks ole, et Saaremaa jälle toon näite, et kui küsitid, mis see suuremat ohtu on, siis Saaremaa omad nagu kartsid väga selle piiri pärast seal, mis on selles. Ja Võru omad kartsid merereostuse pärast. Jah, kuidas sa lahendad, eks? Et nii on nüüd selles kohalikus tasandis, et kes need osalised peaks olema, kui me räägime valitsemisviisist? No kõik, kes seal tegutsevad. Aga sektorite kaupa siis omavalitsus ise on see, kellel me näeme seda keskset rolli, kes on kohalikule korraldaja, kes nagu peab looma võimalused nendel kogukondadele moodustuda ennast ja teostada ennast ja esitada oma ja olla partner, nii ütelda. Nüüd ongi see, et meil on täna, kui ma käin mööda omavalitsusi, siis nemad räägivad, et meil on tohutu selline nõudekultuur. Ehk siis jalaga uks lahti, miks mul tee on aukus, tehke korda. Noh, selline, eks. Ja siis kui sealt ei saa, siis ega meil ju siin ka on tõenäoliselt Harjumaa rahvas. Läänemaa ka. Et siit lähedalt teil on tõenäoliselt kas igal ühel või on siis üle 2 leiate selle, et te võite kohe ka helistada peaministrile ja öelda, et see tänav on aukus, eks ole. Ja tulge ja lahendage ära, eks. Siis mõnikord mõni asi lähebki kohe, juba tuleb, ma olen seal keskvõimu tasandil piisavalt olnud, juba tuleb ülesanne, juba peame minema nii, et rukist lõikama kuhugi, sest inimene helistas, eks. Et mõistagi, et probleem on see, et aga see kuskil see kohaliku tasandi nagu element jääbki ära, eks ole, et seal, et kas me seal nagu asju nagu saame ajada või ei saa. Eks seal on palju põhjusi, ma ei lahka neid, aga kirjeldan lihtsalt seda situatsiooni. Isikutest ja kõigist tulenevad, mis nagu on. Nüüd, mis on hästi oluline lõik, ongi seesama valitsemisasutused ja nende, siis ma räägin keskvõimu esindus just, et nende kohalikud eksperdid, nemad on osa sellest. Ja ma ei pea silmas ainult seda, et näiteks politsei ja päästega on tõenäoliselt hästi.
ma eeldan, et on enamuses hästi, igal pool omavalitsused kiidavad, kuidas koostöö käib, politsei pakub lahendeid, asju, mõtlebki niimoodi kaasa, nendes kategooriates mõtlebki. Aga meil on keskvõimuasutusi, haridus, veel midagi, millel ei ole nagu alati koha peal mingisugust asutust või asja, et ka nemad peavad olema oma otsuste ja asjade põhjendajaks ja selgitajaks siin koha peal, pakkuma neid ekspertlahendusi. Kuidas luua? Nii, siis on need piirkonna kogukondade esindajad, millest juba korraks mainisime, siis loomulikult erinevad kodanikuühiskonna siis sellised mingid suuremad formatsioonid, kuhu ollakse koondunud kuidagi moodi, kellel, kui on organiseerunud koht, eks ole, kõik ei pea suruma siis täpselt sinna piirkondlikusse, aga piirkondlik on väga oluline selles kontekstis. Ja ka kirikud, kogudused siin, ettevõtlus, eraettevõtlus samamoodi osa sellest. Kas kõik ettevõtted siis oleneb piirkonnast või on kuidagi nendel esinduse kaudu sinna see tuleb. Nii, ja sellest võiks moodustada selline heaolu nõukogu, me oleme käsitlenud seda niisugust terminit. Olemas on juba maakondlikul tasemel, siin on esindaja, kes teab, kuidas elu käib. Et ta on natukene jäänud, kui me moodustasime neid siseturvalisuse arengukava tegemisel, siis nad tekkisidki maakonna tasemele ja maavalitsus oli nagu siis nagu organisatsioon, kes seda nagu hoidis ja toitis. Kui maavalitsus ära kadusid, siis tekkis nagu võnkumine korraks, me nägime selles isegi head, et ei ole sellist mingit kaugel, et kuskilt keegi juhib, vaid et omavalitsusliidud moodustavad, omavalitsusjuhid ise võtavad seal need rakukesed ja hakkavad seda kasutama, ehk siis kohalikult tasemelt on vaja ka eskaleerida ka keskvõimuni, et mööda neid kanaleid ja siis nagu, et see võtaks nagu seda rolli. Nüüd me kuskil otsas üritame neid kogu aeg nagu sellesse sidustada, aga see, et kas on omavalitsusliit, kui hästi seal omavahel läbi saadakse ja kõik see on hästi palju jälle sellist, eks ole, aga tähtis on, et me ka selle mudeli nagu ära kirjeldaks, eks saaks aru, et kus need erinevad tasandid on. Kohaliku ju elu jaoks on hästi oluline, et kuidagi riik toimiks ühtsena, et mitte nagu igaüks ei pudista mingit mudelit, eks ole, et keegi ajab niimoodi neid asju, keegi ajab teistmoodi, et sellepärast nagu see, me ei räägi siin nagu just nagu, siis mina jälle näen õunu on ju ka turvalisuse prisma läbi, sellepärast ma nendest räägin, aga see mudel on nagu kõikide eluvaldkondade küsimuste lahendamise mõttes nagu vajalik. Ja keskvõimu tasandil ongi siis need valitsuskomisjonid, mis tegelikult on juba moodustatud, mõnedel poolel on näiteks, ma ei tea, ütleme see viimasena, mis siin nagu, või üks esimesi ja olulisi, mis panti on seal noorte, narko, veel mingi 4 komisjoni pandi kokku, erinevad valitsuskomisjoni, kus nagu teemad käsitletakse ühteselt mitmete ministeeriumite üleselt. Ja nüüd, mis siis toimuma, see kogukonna keskel lähenemisviis, et kuidas see siis võiks käia, ehk siis need algsed rakukesed grupid, nüüd see süsteemne võrgutöö peaks nagu käima, öeldakse, et näiteks te olete oodatud või teie esindajad on oodatud sinna kohalikku omavalitsusse, siis oma, ütleme, nende heaolu häirivate probleemidega, mingi antakse formaat, mudel, midagi ette, mille järgi te saate need välja selgitada koos ja teie esindaja läheb siis sinna sellesse heaolu nõukogusse, eks ole. Ehk siis, või te saadate ennem, keegi seal eksperdid teevad selle kallal tööd, siis tekib selline värk, eks ole, mis pannakse nagu kokku, et ma ei hakka nagu hästi pikalt seda nüüd siin lahti järjutama. Ehk siis võib-olla sellega olete kuulnud või tuttavad, on tervise ja heaolu profiilid. Need on nüüd seadustatud, et selline asi peab olema omavalitsuses ja tegelikult see peaks, seal on ka kirjeldatud, seda tuleks kõikidega inimestega ja osapooltega koos teha. Ehk siis see oleks see dokument, mis võiks nagu tekkida. Tervise ja heaolu profiilis on siis ära kirjeldatud see, mis selles konkreetses omavalitsuse territooriumil inimeste elu, tervist ohustab. Mis on need tegurid, ehk kui me teame nende tegurite algpõhjuseid, siis me oskame sinna ju rohtu mõelda, eks ole. Mitte ei olegi see, et mis see nagu üldine meie hirmutunne ütleb, vaid mis me päriselt kartma peame. Ja siis ühine tegevuskava, kus siis lepitakse kokku, et need partnerid, kes seal ennem olid nimetatud, eks ole, et mida keegi teha saab. Ja nüüd on alati siis see küsimus, kes maksab. Ja mõnda asja on võimalik teha niimoodi, et ei tulegi juurde maksta, et oma igapäevase tegevusega saab ära katta, aga mõne asja suhtes muidugi on vaja kuskilt lisaressurssi juurde saada, midagi tuleb ümber nagu panna. Selle
selle mõtteviisi juures on üks nagu oluline asi veel. Seesama ühtsuse tunne, nagu see tekitab või tuleb, sest mida ma varasemast ka politseitöö kogemusest tähele panin, oli see, et politseile omistati ülivõimeid, täna me omistame tõenäoliselt päästjatele ja veel teistelegi neid ülivõimeid, nemad tulevad, teevad kõik korda, siis ja tegelik võimekus on neil mingi selge. Nüüd selles kohas, kui hakatakse siin nagu plaani tegema ütlema, siis politseinik ütleb, mis ta tegelik võimekus siin on. Ta ei räägi isiklikust võimest, vaid ta räägib politsei võimest siin regioonis või selles piirkonnas. Näiteks siia, kui kiiresti reageeritakse, millal ja kuidas ja mida saab teha, mida ei saa teha. Et siis ei ole vaja arvestada sellega plaanis, et meil on tumbatu X, me arvame, et politsei tuleb 10 minuti juurest, aga ei tule. Või seesama nagu saarlased, sest elektriga nendel on probleem, lubatakse on ju 3 tundi, aga tuleb 3 nädalat. See on oluline vahe. Et selles mõttes, ma pean teadma, mulle ei meeldi see, kui politsei ütleb, et me sõidame siia mingisuguse asja, või üldse ei tule, et tule ise teata mingist kindlustusjuhtimist ja ma ei tule siia vaatama, on ju. Mulle ei meeldi see, Ja nüüd? Mis ma teen siis? Ikka pean mõtlema, kus ma elan edasi siis sellega, eks, et selleks on teised asjad, ma käin kuskile siis kaeban ja ütlen, et kuule, mõõtke, tehke nagu paremaks oma teenusega, aga kui ma ausalt tean, mulle on öeldud, siis ma oskan arvestada. See on selle nagu mõte ja võlu. Ja nüüd tegelikult on siis nii nagu kaitseplaanides ja muudeski asjades inimesed nagu selles mõttes peaks teadma nendest asjadest ja see teadlikkust ei ole võimalik tuua nendel keskvõimuasutustel üldmeedia kaudu teile. Selleks, kui niisugused võrgud olemas on, platvormid toimivad, siis see saab tulla sinna, seal korrektses viisis teavitada. Saame ka niimoodi natukene usaldavamalt rääkida mõned asjad lahti, millest ma midagi märki maha ei jätta teile, aga te olete paremini teadlikud. Et see on see, mis meil täna puudu on. Me kogu aeg teemegi üldmeediast ja siis mingitest asjadest nagu järeldusi ja siis sahmime ja see on selline koostöö asi keskvõimu ja kohaliku võimu vahel ja sealt veel inimesteni, see on meil vaja kuidagi kokku musterdada ja see on siis see pakutav mudel, mis seda võiks aidata teha. Et siis selline pilt sellest heaolunõukogu, kui ta on, siis kõik erinevad kogukonnad, need ettevõtted, vabakonnad, siis need erinevad, siia ma olen lihtsalt pannud neid niisuguseid tuntumamaid, ütleme siis neid keskvõimuasutusi, kes siis peaksid olema selles nagu kaasas. Ja siin on erinevaid siis niisuguseid temaatikaid, missugused temaatikad siis üldiselt inimeste heaolu mõttes nagu ohtu kujutavad. Et nendes sfäärides siis on see tegutsemissuund. Ja nüüd see, kuidas see kõik loominguliselt nagu töösse panna, on siis iga omavalitsuse nagu endaga niisugune kunst, eks ole, et meil on piirkondi, te olete aktiivsemad, tulite kokku, ise teate võib-olla, kuidas teil nagu maakonnas, kas igas külas või igal pool, igas vallas on nii aktiivsus või on saanud osaline. Mõnedel pooltel üldse ei ole meil, me oleme mõelnud siin meetmeid välja, kuidas seda nagu saaks aktiveerida, aidata, et seda on nagu mõlemad pidi. Aga kui seda nagu järk-järgult tööle hakata panema, siis inimesed hakkavad seda usalduse tekib ja selline kasu arusaam tekib sellest ja siis seda nagu võetakse omaks. Nii, tasanditest, et ta läbib nagu kõiki neid tasandeid, igal pool on nagu need olulised, ma räägin praegu, siis oligi siin, me rääkisime KOV-ist ja kogukonnast, maakonnas on turvalisuse on liidud, ja sealt edasi on keskvõim, seal on need valitsuskomisjonid ja tegelikult need arengukavad, mida nagu koostatakse, neid koostatakse ka juba koos nagu multisektoriaalselt, eks ole, et mitte ei oleks nii, et ühe ainsa selle, aga seal on jälle üks, lihtsalt ütlen teile ka, valimised on tulemas, eks. Kes teab, kes kandideerib. Aga ministritel on alati ka üks asi, et nad tahavad seal Riigikogus siis oma teemaga esineda. Ja siis vahel on see, et siis peab olema arengukava, nagu justkui oma valitsemisala oma. Tegelikult, kui me ütleme heaolu arengukava, siis meil ei olekski turvalisuse ja seda vaja, meil võiks olla see koos ja siin sotsi ja värgiga ja siis need programmid nagu rohkem nagu, et see nagu ühisemalt nagu seda ressurssi me kasutaks, et siin see arengut on ruumi, aga selle kallal vaikselt liigutakse. Mõned tegevused, millega me tegeleme, et seda asja siis ellu viia. Meil on
ressurss, meie ressurss. Siseministeeriumi poolt olen mina, asekantsler, siis need erinevad valdkonnad ja üks on siis see. Ja siis on veel terve osakond meil, kodanikuühiskonna osakond, kus on 2 töötajat. Ja siis üks nendest natukene tegeleb sellega ja teine siis sotsiaalse ettevõtluse ja teiste kodanikuühiskonna asjadega. Selline on meie ressurss ja selle tõttu meil ei ole seda, et juba minu logistika kohaliku omavalitsusega kohtuda on võtnud pool aastat ja seda asja rääkida, see on nagu praegu ma saan paljudele rääkida ja te saate kohe edasi rääkida, kuigi praegu on ilmselt väga palju segast. Aga me kasutame sellist asja nagu strateegiline partnerlus. Siis me oleme kirjeldanud arengukavast tulenevad eesmärgid, seesama sidusa Eesti arengukava ja sellest programmist ja seesama kogukonnakeskne valitsemisviis ja oleme siis nii-öelda hanke korras hankinud siis siit kodanikuühiskonnast endale partneri ja selleks on sotsiaalse innovatsiooni labor on siis sellel korral. Varem oli meil selles kontekstis partneriks Kodukant selles tükis, mida me hankisime. Seekord ka Kodukant ja see sotsiaalne innovatsiooni labor mõlemad kandideerisid. Sotsiaalse innovatsiooni labori valisime välja ja nemad praegu töötavad selle kogukonnakeskse koosloome ja kogukonnakeskse mudeli kallal ja töötavad välja siis instrumente, tööriistakasti, mitte nagu, et mudel üldjoontes on nii, nagu ma kirjeldasin, aga instrumentikasti, kuidas paremini siis ja milliste riistadega töötada kogukonna tasemel, milliste riistadega töötada seal kohaliku omavalitsuse tasemel, millised on need omavahelise sidususe loomise siis need elemendid. Ja need on need, siis, mida me ootame sellelt partnerilt ja kui need välja tulevad, siis me saame neid hakata pakkuma erinevatel pooltel. Praegu me räägime sellist mudelist, aga seda instrumentaalsel kujul ei ole. Ja see on siis see, ja sealt tuleb siis neid erinevaid koolitusi, nad teevad praegu koolitusi ka ja see asi. Siis on meil kodanikuühiskonna sihtkapital juht, on siin ka ridades. Me just see, et neid erinevaid siis kohti veidi aktiveerida või võimestada, just ütleme siis neid eestkõnelejaid tekitada, eks ole. Alati on siin initsiaatoreid on vaja, eks ole. Te olete ilmselgelt hulk initsiaatoreid. Et kuidas siis seda ja me lõime sellise stipendiumi töötasime välja, meil oli ühekordselt ka võimalik raha kasutada selleks, saime need stipendiumid välja anda, ootame ja loodame, et me saame seda jätkata ka tulevikus. Ja nüüd veel, kuna meil nüüd minister siin võitles meile veel eelarvevahendeid, siis me veel hangime ühe strateegilise partneri järgmiseks aastaks, kellega me tahame nüüd neid siit välja töötavatavaid instrumente, mis nagu hakkavad tulema, eks ole. Siis lihvida juba praktikas, et siis nende kogukondade suunal siis rakendada. Meil on sellist partnerit vaja, kellel on väga lai võrgustik üle Eesti, kes on võimeline siis seda kiiresti nii-ütelda sisse viima. Siis on meil see nõustamisteenus, mis käib siis ka KÜSK, Siseministeerium nii-ütelda tellib KÜSK-i kaudu, siis on need maakondlikud arenduskeskused. Seal on ka siis need MTÜ-suunalised nõustajad. Me saame sinna ka natuke lisa, et nüüd igas maakonnas saab olema üks täiskohaga töötaja, meil oli kogu aeg seal 0 vahel ja mõnel küll rohkem ka, aga sinna saame selle juurde. Ja oleme välja töötanud ka selle profiili, et missugune teadmine või missugune oskus peab neil olema sellega, et nad aitaksid siis seda kogukondi ja KOV-e nõustada nendest samast asjadest, millest ma räägin. Et siis nagu me seda viisi hakkame seda mudelit nagu, kuidas ma ütlen, järjest reaalsemaks viima. Et lisaks minu jutule, kus kõik ütlevad, et väga kiht, hakkab tekkima mingeid asju, mida nagu saab päriselt nagu siis realiseerida. Nii, et need on siit nagu vast. Ja ka see avatud valitsuspartnerlus, nii-öelda, mis on sinna, oleme saanud ka nüüd selle tugevamini sisse, seal on juba lausa eesmärgiks ka see, et just nagu üksikisiku tasemele siis selline kogukondlik kaasamine nagu liiguks. Nüüd sellest innovatsioonifondist.
siin mul rohkem ei olegi, see ongi kogu slaid. Et see on nüüd selline siis üks instrument, mida on võimalik järgmine aasta rakendada. Ja ma ei tea, kas te olete kokku puutunud sellega, kui kunagi me viisime sisse, siis kui me tegime neid turvalise nõukogusid, siis viisime sisse ühe fondi Siseministeeriumi poolt, mis on nii-öelda turvalised kogukondade või kogukonna selline fond, kus sai taotleda siis ka nagu, erinevaid asju seal. Ja see käis ka vahepeal, siis käis ta KÜSK-i kaudu ja seal oli ka nõue, et peab kogukond koos otsustama, mis see kõige tähtsam asi on, eks ole, ja nii edasi. Et muidu oli, et ma ei taha midagi öelda, kõik tavaliselt ongi väga tähtis, on pääste pool, eks ole. Päästjad on hästi aktiviseerinud, nad oskavad neid taotlusi teha, need on ju pikaaegne võimekus. Ja see, kes taotluse kirjutas, see sai asja. Ma alati tõin siis näidet, et kui kuskil oli autole kardaani risti vaja, siis nemad kirjutasid sellele, neil oli väga hea, nad saidki selle. Kuskil teises kohas oli kogukonnal nagu midagi muud vaja, et mingi siis, mis on ühiskondlik, see suur probleem, midagi ära lahendada seal, ei saanud seda. Et siis see nõue meie poolt oli see, et tegelikult see samal mudelil tullakse kokku ja otsustatakse, kas kardaani rist on see, mis aitab ära või on mõni teine asi. No ega see ei läinud, aga me saime neid ideed nagu kirjutada sisse, süstima. Et nüüd sellele sama asjaga tahame sama asja nagu tekitada uuesti. Nüüd on see natuke võimsama siis rahaga, küll mitte väga suur, 1 miljon eurot on see. Ja meil on 59 kohalikku omavalitsus, see läheb igale omavalitsusele, et seal nagu väga palju ei ole, aga siis see ja siis teine asi on see, et üleüldse, et ministril oli võimalik seda sellist raha saada. Siis see innovatsiooni suund öeldakse ka ette, meie oleks tahtnud, mina ei oleks seda pannud, aga et ega üks vaatab ise, mis see on, aga arvestades täna siis selles poliitilist, maailmapoliitilist olukorda ja kõik seda, siis on ka natuke arusaadav, et seda on kriisimaiguline, ehk siis selle niisugune suund, kuhu seda raha tuleks siis kasutada, on kodanikukaitse, kuidas ta nimetatakse? Elanikkonnakaitse, jah. Elanikkonnakaitse ja mis see täpselt kasvab veel juurde olema, aga võib-olla see on nagu varjumise suund, aga selles siis elanikkonnakaitse suunda see tuleb ja sellel siis need tingimused, mida me kirjeldama hakkame, need tingimused on tõenäoliselt see, et teil ongi vaja, et kogukond on koos, et ehk siis selle raha eest saab kõigepealt võtta kokku, nagu te olete täna siia näiteks tulnud, võtta kokku, arutleda elanikkonnakaitse siis nende küsimuste üle. Teile riigi esindus peaks andma teile nagu olukorrapildi, millised asjad on siis teil, mis ei ole olemas teil, siin teil, mitte üldse Eestis, vaid teil. Ja siis, mida teie ise siis nagu peaksite ette võtma või saaksite ette võtta, siis osa raha kasutada selleks, et seda arutelu teha, osa raha selleks, et midagi äkki sellest teha. See on hästi siis selline praegu. Me oleme niisugusel kujul siis ministrile seda põhjendanud, rohkem detaile mul hetkel ei ole, aga et see siis järgmise aasta algusest kuskil siis tuleb välja. Jah, ta võib kirjutada, aga nüüd meil on see, et me kirjutamegi, et see on nüüd see, et see platvorm teil tulete kokku ja seal peate siis selle heaks kiitma kõik, et teil ongi vaja seda. Et siis on teil õnn õuel. Et siis see võib ka läbi minna võib-olla, jah. Ma ei tea. Praegu täpseid tingimusi ei ole, siis ma ei oska vaielda. Ei, see ei lähe läbi. Õudene kompleks ei lähe läbi, ma võin kohe öelda. Jah. Jaa, muidugi. Eelmisel slaidi peal oli koostöövõrgustik sul kenasti toodud. Slaidi peal oli koostöövõrgustik suur ja lai, et kus seal koostöövõrgustikus on vabatahtliku pääste katusorganisatsioonid? Selles või? Ei, veel üks tagasi. Seal ei ole võrgustik. See sama, jah? See ei ole võrgustik. Need on, ma olen toonud välja, see kehv joonis, need on siin välja toodud asjad, need on siis mingid asjad, mis on meie tööplaanis olevad asjad, millega me praegu nagu tegeleme, nagu füüsiliselt. Seal on raha, inimesed mõtlevad igapäevaselt, töötavad ja siia on nimetatud siis, kes on nagu selles nagu
nagu osalised. Siin on märksa laiem. Siin on jällegi natuke vähendatud, see on see kriiside võrgustik, me selle juurde tuleme, siis seal on pääste olemas, jah. Et täpselt selles on, jah, siin ei ole kõik korral. See vabatahtlik pääste läheks küll sinna alla, selle mulli sisse, aga seal ei ole. On. Ja ei, siin ei ole kirjas, on õige, jah. Kirjas ei ole, kui me tuleme selle juurde, siis on näha, et on. Jah, 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 jah. Pääste räägib, et tunneme, et partnerid ei ole äkki. Just, selle me peame ära parandama, kui me teistele näitame, et siis on siin kirjas, jah. Võib öelda, et see ei ole ammendav loend. See ei ole see, jah. Siia me oleme visanud selliseid näiteid alla enda jaoks nagu, aga nüüd ongi see, et kui me siin, eks ole, räägin, siis see on natuke teine sõnum ka, eks ole, siis on arusaadav. Õige märkus, seda tuleb arvestada. Nii, nüüd ma olen see sõnumi vahendaja, et ma sain täna need slaidid ja siis, kui te nüüd detaile küsima hakkate, siis ma siin jään jännida. Aga et siin elanikkonna kaitsest, mida siis Viola oleks teile siin põhjalikumalt üldse rääkinud, siis ma ütlen, mis on teemaks, millega tegeletakse praegu siis. Üks on see ohuteavituse asi. Ehk siis siin jutt käib sellest, et mismoodi me üldse teada saaks, kui näiteks niisugune välisne ründaja või mingi asi, nagu väga oluline asi tuleb meile, et me peaksime teada saama. Et siis siin käib jutt nendest sireenide paigutamisest ja üks asi on siis see, et see sireen annab siis mingi hetk teile teada, et te kuulete kõik seda, midagi on. Ja siis teine on see, et siis ju, eks siis selle kohta on üldteavitus tehtud, kui sireen on, mis siis teha tuleb. Ja siis sireeni järgselt tuleb teile siis nagu individuaalne teavitus teile kuskile nutiseadmesse, mis siis annab täpsemalt teada, mis siis nagu need asjad on. Selline on see süsteem mõeldud ja niimoodi see siis siin see süsteemi paigaldamine läheb. Et ma saan aru, et juulis 23 on 16 suuremas linnas siis selline juba paigaldamine. Et praegu siis käib selline katsetamine. Ja värk. Üks on siis see asi, mida on nagu tehakse. Nüüd varjumine. Varjumisega, kuidas ma ütlen, et sellega on niimoodi, et sellega ei ole riik süsteemselt tegelenud. Kui see tsiviilkaitse nõukaajast ära lõppes, nii on kõik. Et ei ole sihipäraselt mõeldud selle peale, et kuhugi tuleks inimestel varjuda, heaolu kasvas aina. Ja teised prioriteedid olid kõigil meil. Nüüd on see probleem. Ehk siis ilmselgelt kuskilt ei teki seda raha, et me ehitame kuhugi mingisugused väga suured mingid varjendid, värgid ja loome sinna kõik tingimused. Ei tea, kuna see üldse võib juhtuda, vahepeal läheb maailm jälle teiste suunda ja siis jälle mõeldakse, et neid jälle ei olegi vaja, äkki saame ilma. Tegelikult. Nii et siis praegu see, mida nagu tehakse, on küll see, et vaadatakse üle hooned erinevaid, ütleme linnades ja nii, et kui sa kodus oled, siis on soovitus jäädagi kuskile, kus on tugevamad seinad ja olla seal, kui selline mingi häire tuleb ründe mõttes. Aga kui sa oled linnas kuskil, et siis sa teaksid, et mis märgistus on ja kui sa otsid selle märgistuse, lähed sellesse hoonesse sisse, et siis see on avalikud mingid suuremad parklad, asjad, mingid kohad, kus siis on nagu võimalus, et ta natuke kaitseb paremini. Et niisugune on see, mida siis praegu minimaalsete ressurssidega teha saab. Suuremate asjade jaoks on ressursiarvestusi tehtud, need käivad vist üle jõu. Et siin on see sama asi, et ma ütlengi kohe ära, et praegu on varjumine on igaühe enda asi. Ja meie kollegiaalne asi, ehk siis see ongi, kui me oma piirkonnas mõtleme, kas meil on midagi sellist, kas igaüks ise või meil on midagi sellist, kus me saame koos, kuidas me siis koos saame ta võib-olla üles putitada generaatorite asjadega, võib-olla midagi. See on nüüd see koht ilmselt, kuhu saaks ka seda innovatsioonifondi siis nagu kasutada, et selle teema läbi mõelda üheskoos. Sest võib-olla on nii, et näiteks on mingi üks koht, mis tundub, on tugev hoone kellegi territooriumil, eks. Aga kõik mõtlevad ju sinna minna. See on ilmselge siis, et jällegi nüüd läbi peaks mõtlema, et kas me siis päriselt mahume või keegi jääb ukse taha, kuidas siis see juhtuma hakkab. Kas loomad võetakse kaasa, lemmikloomad? Ma õpetan sisejulgeoleku või Sisekaitseakadeemias sisejulgeoleku poliitika kujundamise õppeainet magistriõppes
esimest korda oli, palun eksamitööks valida teema, mida nad siis, mis asja tuleks poliitika kujunduse instrumentidega teha, et riigis midagi teistmoodi teha. Esimest korda tuli teema lemmikloomade evakuatsioon. See, kui mina õppisin, eks ole, ja töötasin politseis, siis loomad olid oluline komponent ka ja nende kaitse, aga praegune ühiskond on ju selles on nagu hoopis teistmoodi ja täiesti selged küsimused, inimesed tulevadki loomale, kuhu paned nad ja kuidas siis see nagu käsitleda. Nii et kas see on plaani osa, mis läbi vaja mõelda? Evakuatsioon, millega tegeletakse, mõeldakse plaane läbi, kuidas, kuhu, kui on vaja Narvast, mujale ja nii edasi. Et see on teema, millega tegeletakse. Siin on naiskodukaitse on väga aktiivselt laasas ja PPA on siin nagu see vastutajaga päästega koos. Nii. Ja jällegi probleemiks on see, et kui on kuhugi viiagi, siis on millised varud seal on, eks ole, kas inimesi saab nagu majutada, panna kuskile tsemendi peale ei pane, midagi oleks vaja alla, midagi peale jällegi. Et need on nagu küsimused. Varingupääste koht, eks hoonete varingud, veel midagi, et ka see on komponent, millega on vaja meie, on tõhustada vaja, et see jällegi see abi kättesaadavus. Et kui teie oma piirkonnas on õigustatud küsimus, kuidas meil on, et see, et meil on, ma tean, et Kristiine päästekomandos vist ja kuskil on ja kusagil on mõned konteinerid, et mis see võimekus on siin koha peal, meil, kui juhtub, kui kiiresti, kes kust. Et need on nagu asjakohased küsimused ja seda platvormis on need nagu just need, millele tuleks keskenduda ja endalt enne küsida, et meil, kas me ise teame ja mida me teada tahame. Ja kohaliku omavalitsuse toetustest olite siin kuulnud juba ja rääkisite ise, et mis asju siin on olnud. Et siis need ka tulevad. Ja siin ka jällegi on oluline teil ka ju teada, et kui omavalitsus saab millele ta selle paneb. Et jällegi see oleks nagu vaja koos nagu teada, et miks sinna, mitte siia. Põhiküsimus, miks teine tänav ära asfalteeriti, minu oma mitte, lihtsam näide. Ma tahaks teada, see võiks teada seda. Et siis on parem. Nii. Ja üks asi veel oli see kriisivõrgustik. See on ka selline asi, mida me nagu tõstsime selle teemaks, kui COVID tuli esimest korda. Ja sellepärast, et siis oli see, et inimestel tahtsid abi pakkuda, inimesed tahtsid abi saada ja sellist süsteemset mingisugust infovahetuse nagu keskkonda või kohta üldse ei olnudki. Ja siis sealt meil nagu tekkis see idee, et me keskvõimu tasandil ka võtaks kokku neid vabatahtlikke katusorganisatsioone, kes abistamise eri vormidega palju tegelesid, et hoida kogu aeg operatiivset pilti, et mis üldse toimub ja missugust abi on vaja. Ja sealt tuli ja siis tekkis see mõte juurde, aga et kui olukord läheb selliseks, kus me oleme nii-öelda, nagu Ukrainas on üks osa okupeeritud, et kuidas siis näiteks me toimime, et kui kohalik omavalitsus on ära lõigatud üldse või on vaenuliku jõu valitseda, kuidas me siis nagu peame sidet keskvõimu tasandilt kuni rohujuure tasandini. Mõte siis oli, et mingisugune võrgustik selline üles ehitada. Selge, et see ei ole mingi avalik võrgustik, aga rääkida sellest, et suhtepidamist oleks vaja. Ja sealt nagu siis tuli see järgmine ots, aga muidu praegu ta töötab ka, ütleme, selle Ukraina kriisis on meil sina, Tanel, ka vist osaled, eks ole, iga teisipäev on selline pooltund, kus just Ukraina põgenikega seotud küsimusi nagu lahendame, kuidas on suhted seal kohaliku omavalitsuse tasandil ja nii edasi, et siis me saame niimoodi sealt ministeeriumi tasemelt ka nagu liigutada, et lihtsalt hoiame seda info liikumist selline korras. Et see on siis see, siit saab vaadata, mis need eesmärgid on, ma nii pikalt sellele ei peatuks, suur skeem ja siin näete, Päästeliit on olemas, eks. Ehk siis needsamad oleks pidanud olema, tolle peal ka olema, et need on nagu meil siin on siin ja selles mõttes on siis Kaitseliit ka, tuligi meiega punti just selles kontekstis ja jagas meiega ka teatud materjale, aga me ei ole sellega väga edenenud, et meil on see küsimus praegu, et siin on niisugune kriisijuhtimise, ütleme, kui riigis on mingi üleriigiline kriis, siis siin on need kriisijuhtimise niisugused pidepunktid, eks ole, et on keskvõimu tasand,
siis mõni ministeerium seda juheb, noh, kui me ütleme siin võrgustikku, siis Siseministeerium praegu seda võrgustikku hoiab. Tuleviku mõttes me mõtlesime, et võib-olla oleks see mõni amet, noh, võib-olla Päästeamet oleks mõistlik, eks elanikkonna kaitsega nagu tegeleb. Aga hetkel ei ole seda asja üldse nagu olemas, vaid noh, me nagu kujundame seda. Ja siis on see regionaalne juhtimise osa, mis siin Päästeamet on nii-öelda staabid kokku pannud ja siis sealt kaudu käib infovahetus. Siis tuleb maakondlik tasand, ehk siis need omavalitsusliidud ja turvalisuse nõukogud ja siis on KOV-i tasand. Ja siis me otsisime, et aga kes oleks meie, ütleme siis mitte kodanikuühiskonna vabatahtlikest organisatsioonidest, kes siia saavad nagu partneriks ja siis meil oli see, et tekkis siis nii, et me oleme seal aruteludes, et Punane Rist kataks siis sellist regionaalset osa, eks on selle staabile partneriks sealt, saab seda vajalikku informatsiooni ülevalt poolt ja viib ka siis kodanikuühiskonnast tulenevat asja ka sinna, sest omavalitsus ei pruugi kõike viia. Ehk siis tekib selline nagu paralleelselt tasakaalustavad kanalid. Ehk siis see oleks Punase Risti kontakt, konkreetne inimesed, eks ole, kes seal on, nemad tooksid seda siis ka siia maakonna tasandile ja maakonna heaolu nõukogus saaks kokku siis nii ütelda, oli meil järgmine level, oleks siis nagu kodukant kaasatud siia, siin toimuks infovahetus ja juba kodukandi liikmeid pidi läheks see siis sinna kohaliku omavalitsuse võrgustiku veel. Noh, selline on ju hästi arusaadav lihtne skeem. Kui me nüüd teeme selle maatriksi ja panime kõik omavalitsused ja paneme nimed ja telefoninumbrid, siis hakkabki see pihta, et tuleb välja, mis on päris võimekus, ehk siis tuleb nagu ehitada, et seda ei saa lihtsalt, sellepärast ma ütlen, et nendes asjades ei saa rääkida, et kui idee on siis juba teostatud ja keegi juba ütleb, et meil see on, ei ole. Et seda sellist asja üleval hoida on vaja väga palju nagu sellist koguaegset tööd, eks. Aga see on lihtsalt nagu siis nagu natukene visioonina, et kuidas liikuja võib-olla nüüd, kui need samad, mis kaitsejõud seal hakkasid välja töötama ja eks me vaatame, et kuidas siis seda nagu asja arendada. Aga mudel vähemalt, et kuidas võiks nagu need ja praeguses ütleme kontekstis ka, et kui ütleme, on see ukrainaste aitamine või siis oma kogukonda welcome tegevuste tegemine, siis ikkagi ongi kohaliku omavalitsuse ja oma kogukondade vaheline suhe, kui meil seesama platvormiline pool, see heaolu nõukogu pool ja selline mehhanism käiks, siis meil oleks pool võrrandit sellest lahendatud. Oleks palju lihtsam. Lihtsalt mitu asja on, mis tegelikult nagu karjuvad, et sellist süsteemi oleks vaja. Vot, minu poolt jätan teile mõtiskluseks ka need küsimused, äkki kui teete töötubasid, siis siit midagi saab võtta, et ma lihtsalt rääkisin praegu, aga äkki te üldse vaidlete vastu, et kas ja mida, et kas üldse on vaja või kas mis juba täna toimub, mis oleks vaja teha, kes peaks tegema selle võrgustiku osas ja missuguseid tööriistu selleks vaja oleks. Et ei pea ju selles mõttes, eks ole, teie olete täna koos ja aeg-ajalt tulebki koos käia, aga see, kui me räägime sellisest kogukonna siis niisugust igapäevasest ja ütleme koostoimest, siis selleks ei pea ju füüsiliselt tulema kokku. Heaolu ja tervise profiili ka tehakse pikemaks ajaks, et alati kogu aeg ei pea see terve, see suur, kõik koos käima. Aga on mingisugused tööriistad, mille kaudu saab küsida inimestelt, kes saab kuhugi teavitada ja nii edasi. Neid on palju hästi selliseid ka olemas, mõned valad on äpid, nad kõik on välja töötanud seda, et vald ise saaks info kätte. Ehk siis üksikisik otse valda. Jällegi, et meil oma community's nagu seda vaadet ei ole, eks. Et sealt nagu läheks, eks. Need on kõik toredad, et üksikult, siin on praegu puu maha murdunud, annad kohe teada. Väga hea, ei pea selleks tulema kogukond kokku, eks ole, ja mõtlema hakkama. See mõttetöö on enne ära tehtud, et võt Jaanil on saag, Jaan elab seal lähedal, Jaanil antakse teada, Jaan lõikab ära, eks. Aga et siis selles mõttes. Vot, minu poolt selline, ma ise tunnen, et ma pidin kiirustama küllaltki ja üldiselt rääkima. Mul endal on iga lause mingisugusest suures mõttepundis sees, siis minu jaoks on lihtne nagu see ülejäänud osa, mis ma räägime, et siin ära täita, aga teil tõenäoliselt on palju keerulisem sellest aru saada. Küsimuste kommentaar, ma hea meelega annan sulle mikri. Tere, olen Merle Mäesalu, Kodukant Läänemaa juhatuse liige. Minu, pigem võib-olla kommentaar või ettepanek selle esitluse esimese poole osas, kogukondlik valitsemine, see on hästi armas mõte.
meie väikses armsas Eestis, ehk on võimalik. See kodukandi liikumine, nagu Tanel ütles, 25 aastat tähistati, see on käinud üle kivide ja kändude. Täna on see jälle aastaid olnud õhinapõhine. Kodukant Läänemaa on siin erilises staatuses, kes veel ei tea, siis me realiseerime ka liidermeetmete eesmärke ja meil rahastusega probleeme ei ole, aga teistes kodukandi liikumistes, maakondlikes organisatsioonides on see kõik õhinapõhine ja ma pean kahjuks tunnistama ka mõndades hääbumas või hääbunud. Nüüd küsimus, et te siin mainisite nüüd tegelikult kodukandi partnerlust või soovi, et kas see on nagu tõsine ja no tegelikult on ju olemas need inimesed, täna veel on. Et kui tõsine see soov on ja kas te töötate päriselt selle nimel, et see oleks nagu väga äge, kui see nii läheks, et kodukandi liikumine saaks jälle hoo sisse ja oleks ressurssi, sest õhinapõhine ei ole jätkusuutlik. Absoluutselt, ei, see on selge, et nendes küsimustes ei saa olla nii, et see ongi ainult vabatahtlikult. Inimesed ise tulevad küll vabatahtlikult kodust ütlevad asja, aga seda tuleb üleval hoida. Kuskil peab selleks ressurss olema. Sellist kogukondlikku platvormi ja seda kõike, eks. Ja väidan, et eks ta on tänases valitsemisviisis kuskil see raha olemas. Ta lihtsalt täidab tänase raha teist asja. Aga kas oleks võimalik, et see kodukandi... Nüüd ma tulen konkreetse vastuse juurde, et nagu ma ütlesin, olin sinna pannud ka, täna panin, et me otsime uut strateegilist partnerit, ühte uut strateegilist partnerit ja selle partnerilt, nagu me ütlesime, et üks osa on sellest, et neid just selle kogukonna keskse valitsemisviisi siis mudeli elemente, aidata juba välja töötada, kui ei ole lõpuni töötatud, või neid kohandada ja ellu viia. Ja üks osa sellest on ka tegelikult seda võrgustikku luua ja hoida. Ehk siis, mis me teeme? Me hangime partneri. Me ei saa öelda, et kodukant on see partner. Me hangime partnerit, aga neid asju me tahame ja kui kodukant saab ennast kokku, kandideerib ja ma ei tea, kas veel kui paljud kandideerivad ja sealt me saame hinnata, siis nii see on. Et siis me saame selle partneri võtta. Raha selleks on nüüd olemas. Eks? See ei ole ka mingi määratu suur, aga see konkurss on õige pea välja tulemas. Tohib. Rafael minu nimi, ka siis liider tegevusgrupi või tegevusrühma esindaja, liider liidu esindaja ja tänane see seminar on ju siin toimumas tänu 2 liider tegevusrühma koostööprojektile, kus nad on siis kaasanud ka veel head partnerid Harjumaa omavalitsusliidust. Ja ma ei taha nüüd hakata hästi kuidagi võistlema kodukandiga, sest kodukandiga me esiteks teeme koostööd ja kodukant Läänemaa, nagu Merle ütles, on 2 rollis. Aga ma ei mõtlema selle lause peale, et me hangime. Kas riik peab kõiki tegevusi ja partnerid hankima? Ja teine küsimus või see mõttekoht on siin see, et milleks üldse jälle luua mingisuguseid struktuure või võrgustikke, kui need on juba olemas. Ehk siis kogu Eesti maapiirkond on kaetud liidertegevusrühmadega, neid on 26, nendes kõigis on vähemalt 15 aastat toimunud liidermeetmete rakendamine ja liidermeetme ühesõnaga bürokraatiaga sina peal, need võrgustikud on olemas, see valmidus on olemas, see rahastus on olemas. Koostöö käib nendel tegevusrühmadel nii kodukandiga, kes on ju füüsilised isikud, indiviidid ja vabatahtlikkusega seal toimetavad, aga meie suureks plussiks võib-olla on ikkagi ka see, et nende tegevusrühmade liikmeteks on ju täna organisatsioonid, omavalitsused, vabaühendused ja ettevõtjad ja lisaks veel ka teised katusorganisatsioonid. Ehk siis see mass on päris suur. Et võib-olla õnnestub mõnda asja teha ilma riigi hanketa, võid vaadata juba sinna sisse, mis on juba olemas. See on see mõte. Mäletate, paar kuud tagasi ka Läänemaal, mitte kaugel siit Linnamäel, ma tegin juba ettepaneku, et saame kokku ja arutame neid asju, et milleks luua midagi, mis on juba olemas. Jaa, et üks on kohe selge, et mingisuguseid, kui on neid elemente olemas, asju, mis on juba toimivad, siis neid tulebki kasutada, neid võrgustike asju. Nüüd,
mis on vajalik, on see, et see rohujuure tasandi kaasamine demokraatia niisugusel kujul omavalitsusega käiks nagu oleks. Ja praegu see eristav pool, kui ma olen kohtunud siis ministeeriumi tasemel selle liidri asjadega, me oleme arutanud, aga ei ole jõudnud seal, ütleme, sellel tasemele, et nüüd, kui uue strateegia tegemine käis ja asjad, et võtta need komponendid ka kaasa, millest ma praegu räägin, just see, ütleme siis ohuteavituse, see igapäevane teadmine sellest, missugused riskid meil on ja need ajas muutuvad, sest need mingil määral nagu kattuvad need asjad ja mingil määral eristuvad need asjad. Et need kohad on nagu vaja välja selgitada ja see ei tähenda, eks ole, seda, et me nüüd ütleme, et liider nende piirkondade kaudu ei saaks nagu tegutseda. Saab, et mingisuguseid küsimusi saabki lahendada ja mingisugused küsimused on jälle teistpidi. Aga ma ei saa praegu siin nagu ka selgelt öelda, mis see ega ma siin ei vaidlegi, siin hetkel on nagu arutelu. Aga hankekoht on see, tähendab, et kodanikuühiskonna mõttes, kui meie partnerit võtame, meie seisame selle läbipaistva, eks ole, ja selle kodanikuühiskonna ja rahastamise üle, mis ka toimub riigi keskvõimu tasandilt, ütleme siis mittetulundussektorile ja üleüldse, samamoodi omavalitsuse tasemelt me seisame seal ees. Et me kaalusime ka seda, et meil on tegelikult võimalik võtta tõenäoliselt see partner, kes ainuisikuliselt, ütleme, Eestis on juba olemas ja sellega tegeleb, et talle sobib sellest, aga lihtsalt see on nagu oluline. On ikkagi olemas teisi võimalusi ka kindlasti, näiteks kuidas liidertegevusrühmad on moodustatud, see ei ole läbi Maaeluministeeriumi, ei ole olnud hanget. Ta on lihtsalt andnud platvormi, et liidermeedet saaksid rakendada, et peate kokku leppima. 3 sektori osapoolt peavad kokku leppima. Ja võib-olla siis veel seda lisaks seda, nagu, mis need liidrid teevad, et lihtsalt võiks öelda, et see tuleb ju sellest Euroopa Liidu põllumajandusfondist, et peaksime lihtsalt maaelu edendama ja ongi kõik. Aga me edendamegi ja me edendame väga erinevates valdkondades. Kohalikud päästjad, siseturvalisus, ettevõtlus, muinsuskaitse, me teeme põhimõtteliselt kõiki erinevaid rolle täidame ja paljuski on dubleerimist. Nüüd viimased suured muutused ongi meil see, et me oleme suutnud sekitada olukorda, kus me saame liidertegevusrühmadena rakendada ka teisi fonde ja esimene on selleks sotsiaalfond. Ja me oleme käinud ja kulutanud ka Siseministeeriumi uksi, et rääkida, et ega regionaalfondist võiksime me ka neid asju, neid samu eesmärke täita. Me oleme praegu õnnelikud, et me saame vähemalt kasutada siis võimaluse kasutada siis järgmisel perioodil, mis järgmine aasta hakkab, siis sotsiaalfondi. Ehk me tahan öelda seda veel kord, et hange on üks võimalus, aga kui on juba olemas need asjad, looge lihtsalt võimalus, et need, kellel need struktuurid on ja kellel on tahtmine, et nad saaksid, mitte struktuurid, vaid siis need organisatsioonid või võrgustikud, et nad saaksid siis panustada, sest need on tugevad olemas. Jah, ega ei välistagi. Aga veel korra, et seal on see komponent, mis on väga oluline, on siis nendest väikeste kogukondade tekke, ja liidris on, nüüd ongi see küsimus, kas see täpselt katab seda, mis ma siin kirjeldasin, see omavalitsuse ja selle kogukonna ja siis nende riigisektorite, just, et seal, siis vaatamegi seda osa ja see on nagu hästi oluline, just see, ütleme siis see väärtus, mida me loome, mitte see, eks ole, kuidas täpselt see käib, vaid see väärtus, mis nagu koha peal selle tasemele peab juhtuma ja see omavaheline sidusus riigi keskvõimust kuni siis, ütleme, kohalikust ja selle kohaliku elanikkonna. Et täna, siiamaani või sinnamaani, kus nüüd, ma olen liidri asjadega kursis, ongi olnud see kohati see erisus alguses tugevamine, et omavalitsused olid üldse kõrval, nüüd on nad kuskil nagu sees, et siin, aga okei, jah. Seda teil tõesti vaja jätkata, et kui Raivo hakkab välja kiirustama, siis blokeerige ta tee, aga seni on üks kommentaar küsimus veel. Tere, Ebe-Kainu Arutsüst. Olen teadlik sellest, et vist kas 10 või lõpuks jäi 9 omavalitsust, kes läbisid siis kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloomeprogrammi. Kuidas neil täna läheb? Kas nad on saanud oma arengukavadesse kirja? Kuidas nemad oma kogukondadega siis seda
koosloomet teevad? Ei, ma jään vastuse võlgu, me ei ole veel kokkuvõtteid teinud, et ma praegu öelda ei saa, aga nüüd selles samas, jah, mis need programmid olid, need olidki siis osa sellest, et siis ühesõnaga neid mudeli komponente välja töötada, millised need koostöövormid nagu peaksid olema ja noh, seal siis lahendati jah konkreetselt, nii et ma veel vastust ei tea, me kokkuvõtet ei ole veel. Aga kuidas oli nende tagasiside peale programmi läbimist, et kas see vau-efekt nendes omavalitsustes tekkis? Ka ei saa öelda. Jah, võib-olla keegi teab. Et meil strateegilise partneriga ei ole veel seda, nad annavad tagasiside sinna ehk minuni pole see jõudnud, et see võib see olla. Külli Volmer, Harju ettevõtlusarenduskeskus, ma olen selles programmis sees ühe kohaliku omavalitsusega koos, me nagu MAK-võrgustiku liikmetena oleme ka seal kaasad. 1. detsember on lõpuseminar. See lükati edasi natuke, see pidi olema septembris, aga 1. detsember on ja siis tulevad kokkuvõtted, et ma arvan, et siis saab ka Siseministeerium selle kokkuvõtte ja võib öelda, kuidas läks. Kuna ma teadsin seda tähtaega. Ja. Kuulge nii, nüüd on, kui kellelgi on mingi väga lühike küsimus või kommentaar, siis veel jõuab. Kui on, ei pea olema. Vist ei ole. Raivo, ma tänan, meil on sulle ka kingitus ja meene kohe tulemas. Mina annan käepigistuse tänu. Ja, aitäh. See tulemas. Kohe